Tulevik ja minevik on tihedalt seotud. Sageli püüame oma järgmisi samme ja otsuseid teha, toetudes varasematele kogemustele ja teadmistele. Meid on õpetatud, et ajalugu kordub ja et teatud mustrid meie elus võivad olla heaks suunajaks, kuidas edasi liikuda. Kuid siin peitub ohtlik eksiarvamus. Minevik ei ole alati tuleviku täpne peegel. Eeldada, et tuleviku tulemused on prognoositavad ainult mineviku põhjal, võib viia valede otsuste ja ootamatute tagajärgedeni. Üks peamisi põhjusi, miks selline lähenemine on ohtlik, peitub muutuste kiiruses. Maailm muutub pidevalt. Tehnoloogia, ühiskondlikud normid, majandustingimused ja isegi looduskeskkond on kõik pidevas arengus. Kui me jääme kinni vanadesse skeemidesse ja eeldame, et need kehtivad ka tulevikus, siis jätame tähelepanuta dünaamilised muutused, mis mõjutavad meie otsuseid ja tulemusi. Näiteks ettevõtjad, kes toetavad oma tulevikuplaanid ainult varasemate majanduskriiside mustritele, võivad ootamatult silmitsi seista täiesti uute olukordadega, mida nad ei osanud ette näha. Lisaks sellele, inimesed ja nende käitumismustrid on sageli ettearvamatud. Mis töötas ühe inimese puhul varem ei pruugi töötada järgmine kord. Inimeste emotsioonid, motivatsioon ja välised tingimused muutuvad ajas. Oletame, et oled tööjuhina eelmisel aastal edukalt motiveerinud oma meeskonda suurprojekti lõpule viima kindlate meetoditega. Siiski, kui järgmisel aastal sama meetodit kasutad, võib olukord olla hoopis teistsugune. Tiim võib olla muutunud. Nende ootused võivad olla erinevad ning nende vastuvõtlikkus motiveerimismeetoditele võib olla täiesti uus. Võiks ju arvata, et minevikumustrite põhjal tuleviku prognoosimine on lihtne ja ohutu, kuid tegelikkuses võib see luua ekslikku turvatunnet. Kui usume, et asjad lähevad alati samamoodi nagu varem, siis võime lõpetada oma tähelepanu pööramise uutele andmetele ja võimalikele ohtudele. Selle asemel, et olla valmis kohanema ja olema paindlik, võime kinni jääda mugavustsooni. Innovatsioon ja edasiviivad muutused tulevad sageli siis, kui oleme valmis minevikust lahti laskma ja astuma tundmatusse. Hea näide selle kohta on aktsiaturg. Paljud investorid kalduvad vaatama mineviku graafikuid ja prognoosima tulevasi tõuse ja langusi nende põhjal. Kuid turud võivad käituda täiesti ettearvamatult, kuna neid mõjutavad mitmesugused tegurid. Sealhulgas poliitilised sündmused, tehnoloogia areng ja isegi kliimakatastroofid mingis maailma piirkonnas. See, mis toimus 5 aasta eest, ei pruugi anda usaldusväärset pilti sellest, mis toimub 5 aasta pärast. Minevikust õppimine on kindlasti väärtuslik. See annab meile väärtuslikke õppetunde ja teadmisi, kuidas vigu vältida, kuid need õppetunnid ei peaks olema ainsad tegurid, mis suunavad meie tuleviku otsuseid. On oluline mõista, et maailm, kus me elame, on täis määramatust ja juhuslikkust. Meie võime prognoosida on piiratud ja tihti võivad asjad minna teistmoodi, kui me ootame. Tuleviku ennustamine on alati riskantne. Mida rohkem me sõltume minevikust kui kindlast teeviidast, seda rohkem piirame end avatud meelelaadilt ja loovuselt, mis võib meid aidata kohaneda uute oludega. Seetõttu on oluline tasakaalustada minevikust õppimist ja avatust tuleviku ettearvamatustele. Nii suudame teha targemaid ja paindlikumaid otsuseid ning olla paremini valmis kõigeks, mis võib ees oodata. Aitäh ja peatse kuulmiseni!